Läheme jälle Jumala sõna juurde ja palvetame enne, kui ma lähen selle õpetuse juurde. Isa, ma tänan sind, et sul on head asjad meie jaoks valmis pandud. Isa, ava mulle täna sõna uks, et rääkida neid asju, mis on sinu südames. Ja isa, anna neile ilmutuslikke teadmisi, et me võiksime olla efektiivsed ja näha, kus me peaksime võib-olla muutusi tegema oma elus, et me saaksime tulemusi. Isa, et sinu sõna tõesti võiks meie elusid muuta ja vormida. Tänu sulle selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Nii, kiitus Jumalale. Ma räägin edasi mõtlemisest. Ennem kui väike vahe meil tuli siia sisse, sai tervenduskoolis just räägitud mõtlemisest. Ja tee lahti minuga koos 3. Johannese 1.2. 3. Johannese 1.2. See on üks üsna huvitav salm. Sa võid jälgida kohe seda sama eestikeelset teksti, ma ei hakka kahte eraldi uuesti lugemagi, ma loen sulle kohe laindud tõlkes. Ja see ütleb niimoodi. Armas, ma palun, et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu ihu oleks terve. Nagu ma tean, et su hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd, sa võid näha seda sama sõna jõukas päris mitu korda siin kordumas. Ja ta räägib tegelikult, alguses ta räägib siis materiaalsest jõukusest. Ja nüüd ta ütleb pärast seda, ta ütleb, et sa oleksid jõukas igal viisil, nagu see laindud tõlge just ütleb. Ja sinu ihu oleks terve ja see ütleb, nagu ma tean, et su hingel läheb hästi ja et see on jõukas. Nüüd me näeme, et ta seostab mille? Sinu tervise, sinu hinge olukorraga. Nüüd tuleb meeles pidada ühte väga olulist asja, mis meile tuleb tegelikult päris palju korrutada, sest et kui me oleme ausad, tegelikult päris palju ka kristlikust maailmast isegi ei usu seda, et sina oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus. See on Piiblis meil olemas Thessalonikaste kirjas täiesti kirjakoht, kus ütleb, et vaim, hing ja ihu peaksid säilima laitmatuna. Ja Heebri kirjas räägitakse sellest, kuidas Jumala sõna eristab üksteisest vaimu ja hinge. Ja väga paljud panevad inimese vaimu ja hinge kokku ehk ühte patta. Nüüd väga paljus tegelikult tuleb aru saada sellest, et jah, need asjad nagu öeldakse funktsioneerivad väga koos. Sest kui sa ühel päeval lahkud siit maa pealt, kas sa tead, et see päev millagi peab tulema, kas tuleb Jeesus järgi või sa nii-öelda sured, siis tegelikult sinu füüsiline ihu jääb siia maa peale. Kui nüüd Jeesus ei tulnud järgi, see on teine olukord, aga üldreeglina siis, kui inimene sureb, kes on kristlane, tema füüsiline ihu jääb siia maa peale ja tema vaim ja hing, need lähevad taevasse. See tähendab seda, et kogu tema mõtlemine, tema mälestused ja kõik need asjad lähevad temaga kaasa. Ja kõik tema tunded ja emotsioonid lähevad kaasa, aga see füüsiline ihu jääb siia kahjuks alguses. Kiitus Jumalale. Ühel päeval Jumal võtab ka selle üles ja kus iganes on vaja, kas loob uuesti või see saab ka taas olema omas kohas ja saab olema muudetud ihu. Aga nüüd seesama vaim ja hing on oma vahel väga seotud ja see tekitab vahete vahel inimestele segadusi. Ja inimesed on isegi harjunud kasutama ka väljendit nagu, et ma igatsen hingede järgi ja mis nad mõtlevad selle, nad mõtlevad, et inimesed tahaksid päästetud, eks ju. Nüüd aga saame aru, meie ümber inimesed ei ole ainult hinged. Nad on esmalt vaimsed inimesed ja nendel on küll hing ja see on võib-olla selline traditsionaalne väljend, mis on sisse kujunud inimestel ja paljud kasutavad isegi küll eesti keeles seda, kuigi et algselt eesti keeles seda võib-olla isegi kasutatud, aga see on tulnud ka jälle inglise keele kaudu on hakatud kasutama. Ja nüüd, aga lähme tagasi selle juurde. Me näeme siis, et sinu füüsiline tervis on seostatud sinu hinge olukorraga. Ja ta kasutab huvitavat väljendit või nagu siis kaks sõna meie enda tõlge ütleb ka, et hingel läheb hästi või siis, et ka hing on jõukas. Nüüd sõna jõukus, tegelikult me saame aru, Piiblis kasutatakse seda seoses materiaalsete asjadega, aga see räägib tegelikult natukene laiemast asjast. Üks Piibli sõna, mis on Vanas Testamendis, on shalom. Ja see räägib tegelikult ka jõukusest, aga see räägib ka samas rahust, ta räägib ka terviklikkusest. Ja nüüd seesama on tegelikult siin ka selle juures just see oluline element, et kui ta räägib ka sellest jõukusest, siis see jõukus ei ole ainult materiaalne jõukus, vaid see on palju laiema tähendusega. Ja nüüd arstid võivad seda ka öelda, aga me ei saa oma usku ainult arstiteadusele rajada, aga väga suur protsent, ütleme arstide hinnangul, väga suur protsent inimeste
haigustest on seotud nende mõtlemisega. Mis see tähendab siis? Mis iganes erinevad põhjused olla? Stress, muretsemine, ülemõtmine, hirmud, kõik võimalikud sellised asjad, mis on tegelikult, kõik on seotud mõtlemisega. Ja see on päris suur protsent, mis nendega on seotud tegelikult. Ma ei saa öelda, et kõik haigused ainult päris 100%, aga suur protsent ja on põhjustatud sellest. Ja nagu öeldakse, tänapäeval nad ütlevad seda, et see protsent on hakanud isegi kasvama ja suurenema. Väga sageli öeldakse kohe, et sellel inimesel on jälle mingi ärevushäired ja mingid sellist tüüpi asjad. Mis need on tegelikult? Need on mõtlemised. Need on hirmud ja see on valed mõtlemised. Ja see on, nüüd me näeme seda seost siin Piiblis. See oli Piiblis enne, kui arstid selle avastasid. Et saame aru, et Jumal on teadnud seda ammu ja tema on loonud inimese sellisel kombel. Ja ta tahabki seda, et sinu hingega oleks asjad korras. Nüüd sinu hing on seotud sinu emotsioonide, sinu tunnete ja sinu mõtetega. Nüüd kõik see on sinu meelevallas. Vaatame korra Rooma kirja 12, ma loen 2. Rooma 12.2, tuntud kirjakohad on need kindlasti, aga käime need üle, see ei tee paha. Roomlastele 12.2 ütleb niimoodi. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Tõlked viitavad ka sellele, et ärge olge nagu vormitud selle maailma poolt. Või ärge võtke selle maailma käitumis ja kombeid omaks, ütleb üks tõlge isegi. Ja siis ütleb, vaid muutuge teiseks. Või üks tõlge lausa ütleb nii julgelt, mitte ainult lihtsalt teiseks, vaid teiseks inimeseks. Oma meele uuendamise teel. Nüüd siin on üks asi, see on üks piibellik väga oluline õpetus tegelikult, seesama meele uuendamine. Ja seda on piiblis meil päris mitmeid kirjakohti veel, mis sellele viitavad Uues Testamendis, mis räägivad siis nii-öelda meele uuendamisest ja see räägib ka, ütleme, meie mõtlemise muutumisest ja sellistest erinevatest asjadest räägitakse. Ja ta just viitab sellele sama meele uuendamisele. Ja nüüd see on midagi sellist, mis on üks protsess, mis on meie kristlikus elus, ütleme, iga kristlase elus tegelikult toimumas. Kui sa said päästetud, siis mis sündis sinul uuesti? Sinu vaim sündis uuesti. Nüüd aga sinu hing on nüüd ikkagi eraldi ala, see ei sündinud uuesti. See, nagu öeldakse, sinu mõtlemine ei muutunud kohe päeva pealt. Inimene tegi selle patuse palve või võttis Jeesus oma südamesse vastu, kuidas inimest seda sõnastab, siis keegi. Aga nüüd selle hetkel tegelikult tema mõtlemine ei muutunud. Kui tal oli probleeme hirmudega, siis need kohe päeva pealt ei kadunud. Ütleme kindlasti, Jumal võib tegeleda, aga seal on vaimne mõju lausa, aga sellegi poolest tal on vaja nüüd midagi ise ka sellega peale hakata. Kui ta oli paaniline muretseja kõigi asjade pärast, siis see ei muutu kohe päeva pealt. Tal on ikkagi see harjumus uuesti jälle mingi probleem kerkib üles, mõelda ja keerutada neid asju ja muretseda neid asjade pärast. Nüüd tal on vaja võtta omalt poolt ette midagi, mida vaja tegelema hakata Jumala sõnaga ja hakata, nagu öeldakse, mõtisklema selle asja. Siin ta räägib just meele uuendamise teel. Nüüd oleme ausalt, ka päris suur protsent kristlikust maailmast, neile tegelikult ei meeldi see idee. Ajetan kunagi, ma ühte kohta kirjutasin ühe kristliku, nagu, ütleme ühte ajalehte. Kirjutasin ühte artiklit ja siis selle inimesega, kes seda asja toimetas, siis taga oli suheldes ja kui ma rääkisin sellest samast meele uuendamisest ja rääkisin sellest, kuidas siin on see sama sõna nagu metamorfoos. Võib-olla me igapäevaselt ei kasuta sellist sõna, aga see räägib tegelikult umbes samast protsessist, mis toimub liblikaga. Kui ta sellest, kui on näinud seda liblika nukku, ta nii-öelda keritakse sinna ümber ja ta hakkab seal sees kasvama ja ta kasvab ja muutub ja alguses ta on tegelikult põhimõtteliselt nagu uss ikkagi. Ja nii-öelda mingil hetkel äkitselt see uss nii-öelda on kadunud ja sealt tuleb välja hoopis liblikas ja lendab minema tiibadega. Ja see tundub nagu absurdsena, et kuule, kas see on võimalik, et see ennem nüüd oli see uss ja nüüd on see liblikas, see on täiesti nagu kaks eri asja. Ja nüüd samamoodi tegelikult see sama sõna, see metamorfoos kirjeldab ka tegelikult konnakullese muutumist. Ja kui sa oled näinud neid konnakulleseid, need mustad süksed, mis iganes vidinad kuskil vee sees ja see näeb ka väga veider välja, et kas see tõesti võib kunagi konnaks saada.
Ja kui sa vaatad seda, ütleme, sa oled inimene, kes satub sageli, ütleme, sellema veekogu äärde, kus see konn seal siis on arenemas, siis alguses tal hakkab see saba sinna taha ilmuma vaikselt. See on huvitav, et see pärast hiljem kaob ära, aga alguses tal ilmub see mingisugune saba moodi asi nagu sinna taha. Ja siis ta alguses näeb nagu kalakene isegi välja kergelt, väikene nagu. Ja siis hakkab aina rohkem tulema, siis hakkavad mingid jäsemed alla tulema ja äkitselt sa avastad seda, et kuule sellest mustast täpist või mis iganes imelikust asjandusest, mis ka ennem liikus, on saanud hoopis konn. Ja see näeb hoopis teistsugune asi välja. Nüüd see on sama, mis kirjeldab seda metamorfoosi. Ma mäletan, kui ma rääkisin sellest artiklist ja ma tõin välja need samad võrdpildid ja talle kuidagi üldse see teema ei meeldinud. Ja ma tean, selle inimesele meeldis, oled kuulnud seda õpetust, mis tänase ajal on väga levinud. Selle nimi on hinge tervenemine. Ja paljud inimesed on võtnud selle sama, mis Piibel räägib meie füüsilise ihuga. See, et me palume inimese eest, et ta võiks saada terveks, tema ihu saaks korda seatud, paneme talle käed peale ja nõustume temaga, et tema asjad saavad korda. Ja ilmselt tahavad tuua selle sama ka hingealasse. Aga siin on üks väga põhimõtteline, väga oluline probleem sellega. Sest et see füüsiline ihu on sinu füüsiline ihu ja sa soovid, et see saaks terveks, saaks korda, kui peaks haige olema. Aga hingega on nüüd süke asi, Jumal on andnud, sinu tahe on sellega seotud. Jumal on andnud sulle vaba tahte ja sellepärast mina ei saa sinu mõtlemist teistsuguseks paluda. Sellepärast, et mis asi see on? Siin tekib konflikt sellega, et kui ma saaks seda teha, siis ma saaksin kontrollida sinu mõtteid ja ka sinu otsuseid lausa. Ja see on väga karm asi tegelikult, mis asi see on. Me ise saame aru ka, me oleme väga häiritud sellest, kui meid üritatakse kontrollida inimeste poolt ja me peame seda väga valeks ja ilmselgelt saame aru, see ei ole õige asi. Ja nüüd keegi on, kes tahab inimesi kontrollida. Ja see ei ole mitte Jumal. Kas sa oled avastanud seda? Jumal ei ole otsustanud seda, et ta tahab meid kontrollida. See ei ole tema strateegia. Ta tahab, et me vabatahtlikult tahaksime temale kuuletuda ja talle alistuda ja ise teha asju õieti. Ja see ei ole see, et Jumal ei ole kontrollimas. Vahest mõned inimesed süüdistavad ka isegi koguduses pastorid ja jutlustajad selles, nad kontrollivad inimesi. Võib-olla mõni isegi teeb ka seda mingis mõttes, aga see ei tohiks kunagi olla see, et isegi kui me oleme inimesi juhtimas, et me oleme neid kontrollimas. Et me oleme nagu sundimas neile teatud otsuseid peale või me oleme sundimas neile teatud asju peale või iganes, vaid nad peavad kuulma Jumala sõna ja ise otsustama, ma tahan võtta need asjad omaks, mis Jumal on ütlemas. Ja nüüd see on sellepärast me ei saa seda ära paluda. Ma ei saa sinule käsi peale panna ja paluda, et sinu muremõtted läheksid ära. Me võime koos nõustuda ja anda need mured Jumala peale. Seda me võime teha. Aga ma ei saa sinult neid ära paluda, et sa enam ei mõtleks nende muremõtete peale. Või siis mõne ütleb, et mul on depressioon ja mul on igast rõhumised ja asjad ja need võivad reaalsed asjad olla. Nüüd me võime nõustuda jällegi, et see asi võiks kaduda, aga nüüd sinu vastutus on hakata õieti mõtlema. Et see me saame aru, siin on teatud vaimne tagapõhi vahest nendel asjadel ja me võime sellega tegeleda, aga iva on selles, et see ei saa asendada kunagi seda, et sinul tuleb muutuda teiseks. Nüüd saame aru, kui me paneme selle rõhu, et muutuge teiseks oma meele uuendamise teel ja ütleb, et uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane täielik tahtmine. Me näeme seda, kuidas see Jumala sõna, mida me hakkame uurima, see hakkab meist tööd tegema. Ta ütleb, et muutuge teiseks. Ta ei räägi sellest, et meie peame ennast muutma, vaid üks tõlge just toobki, ütleb, et laske Jumalal ennast muuta teiseks. Et kui sa võtad selle sõna, hakkad selle üle mõtisklema, hakkad seda uurima, siis sina hakkad muutuma teiseks ja Jumala sõna on seda, mis seda teeb. Et me peame aru saama sellest, et see ei ole see eesmärk, et mina pean ennast muutma ja mina pean seda tegema. Vahetevahel inimesed üritavad ennast nagu survestada ja panna nagu stressi ja ma pean muutuma, ma pean seda tegema. Küsimus ei ole selles, et sa võtad Jumala sõna ja nüüd see sõna hakkab sind muutuma. Jumal teeb selle muutuse, aga sinul on vaja teha see otsus, et sa otsustad õigeid mõtteid mõelda. Et see on väga oluline seda näha ja see on üks väga oluline keskne õpetus tegelikult Piiblis, seesama meele uuendamise teema. Et muidu me laseme teatud asjadele ennast, nagu öeldakse, manipuleerida ja lükata ja tõmmata. Ja vahest inimesed ütlevad, aga kuule, ma ei saa ju midagi teha, need mõtted ju tulevad. Ja vaata, see on ju nii raske probleem ja see on ju nii keerukas olukord ja sa ei ole ju kunagi olnud sellises olukorras. Ja väga võimalik, et ma ei ole olnud sellises või teistsuses olukorras, mis selle inimesel on. Aga kui Jumal ütleb, et meie saame mõtteid kontrollida, ja Filiplastele kiri ütleb, kannab terve pika nimekiri asjadest ja siis ütleb, et nendele asjadele mõtelge.
Et järelikult Jumal teadis, kui ta andis need, ja see ongi sama pettus, mis on inimesi vahest tõmbamas isegi nii-öelda auku, on see, et nad usuvad, et nad ei saa kontrollida oma mõtteid. Nad mõtlevad, et mis ma saan teha, ma lihtsalt ei saa, need mõtted ju tulevad. Ja mõtted tulevad. Nad võivad tulla, seda me ei saa tõesti kontrollida, et mõtted ei tule. Ja sulle võivad tulla ka väga vahest isegi vägagi negatiivsed mõtted. Aga sina saad otsustada seda, kas sa jääd neid mõtlema. Vaatame korra laulude raamatus mõningaid huvitavaid kirjakohti, laulud 139.2. Siin on ka mõningad mõtted. Nüüd, kuhu ma tahan sellega veel jõuda, ma usun, et ma jõuan sinna ka. Et mõtetel on võimekus meid ka vormida ja kujundada. Ja ma räägin ka just, kui me räägime tervenemisest, siis just tervenemise koha peal ka samamoodi. 139.2 ütleb, sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted ja mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sest ei ole veel sõnagi mu keelel, näe, siis sa Jehova tead selle kõik ära. Tagant ja ees sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Nüüd see viimane osa ei ole see praegu, millega ma tegelen, aga vaata, kui sa paned tähele, nüüd, mida ta kirjeldab? Ta ütleb seda, sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Miks ta paneb selle siia juurde? Ta räägib sellest, et nagu öeldakse, miks Jumal nagu öeldakse, saab aru, mida me teeme ja mismoodi me käitume, sellest, kui ta teab seda, mida me mõtleme. Nüüd see ei ole, nagu öeldakse, päris ükskõik, mida me mõtleme. Ja ta räägib ka sellest, et inimeste teod on nende mõtete nii-öelda tegelikult vili. Sest et inimene, nagu öeldakse, mõtleb teatud asjad läbi ja siis ta teeb need asjad ju. No enamasti, vahest mõni inimene teeb väga spontaanselt ja mõningad asjad on meil, nagu öeldakse, vahest ütleme, et need on nagu meile nii-öelda sisse kulunud või midagi taolist. Kui sa oled, ütleme, autojuht ja sa hakkad autoga sõitma, siis sa ju ei mõtle enam spetsiaalselt läbi. Noh, räägime, ütleme, et kui sul on näiteks manuaalkäigukastiga auto veel, siis on nagu rohkem rääkida selle. Kui sul on automaadiga, siis asi läheb palju lihtsamaks. Aga ütleme, manuaaliga sa ei hakka mõtlema seda, et ma nüüd istun sinna rooli taha, okei, nüüd ma pean vist selle siduri alla vajutama, okei, nüüd vajutan siduri alla ja siis see on tark käivitamise juures ka, sest muidu kui sul käik sees on, siis see hakkab trekke tegema. Nüüd ma käivitan selle auto ja siis ma pean mõtlema seda, et okei, nüüd panen siduri ilusti alla, lükkan esimese käigu sisse ja hakkan vaikselt seda üles laskma, siis samal ajal pean gaasi, sa ei mõtle neid asju enam läbi uuesti. Sa oled kunagi neid läbi mõelnud. Siis, kui sa, ütleme, harjutasid autoga sõitmist või esimesi kordi, nüüd see on sulle sisse kujunenud. Ja tegelikult see ongi, mida Jumal tahab ka, et meil kujuneks teatud, nagu öeldakse, jumalik, kuidas nimetame, ma ei tea, see hea sõna on motoorika nii-öelda sisse. Seesama see, et nagu öeldakse, tulevad negatiivsed mõtted või muremõtted, ma tean kohe, mis ma teen nendega. Ma ütlen, mida Jumal ütleb, isa, sina hoolitsed selle asja eest, ma ei muretse selle pärast, siis ma tänan sind, selle asjaga on asjad korras. Ja et sul on teatud mehaanika või motoorika sisse kujunud, tuleb hirmu mõte. Kui see on hirmus, oi kui õudne, kui jube. Sa ütled, stop, sina isa ei ole andnud mulle hirmu vaimu. Ma otsustan mitte seda karta ja sa ütled selle välja, sul tekib teatud mehhanism, kuidas sa käitud sellistes situatsioonides ja nüüd see ongi sama, mis see on tegelikult see, mis ma kirjeldan, on tegelikult üks osa meele uuendamisest. Seesama, et sa võtad selle sõna, sa mõtiskled selle üle ja sa räägid seda ka. Ehk siis, ja vaata vahel on see hästi jätame mingisuguse asja nagu lihtsalt rippakile või selles mõttes mingisugune hirm tuli ja see mõte, see hirmu mõte ja see asi ikka on kogu aeg meiega. Me peame aru saama tegelikult, Piibel ütleb väga selgelt isegi, kui me räägime hirmust, siis ta kvalifitseerib selle koha pealt lausa meil Uues Testamendis, et see on hirmu vaim. Et seal on tegemist, kohe hirmu puhul on tegemist alati kurja vaimuga lausa. Nüüd see ei tähenda seda, et sul on kuri vaim või midagi taolist, et ta on su kraes, aga ta on tulnud sind häirima. Või siis kedagi teist inimest häirima. Ja vaata vahel mõningad sellised reaktsioonid, mis inimestel on, mis me näeme ja me mõtleme, et see on ju nagu väga loogiline, aga tegelikult nad halistuvad hirmule. Ja me peame, nagu öeldakse, teatud asjadele stoppi panema. Ja mõni mõtleb, mis selles hirmus on, ma kardan küll neid hiiri ja hüppan kohe tooli peale, kui nad jooksma hakkavad. Pane sellele stopp. See ei ole nagu öeldakse eluline küsimus võib-olla mõne jaoks, aga tegelikult see on halistumine mingit laadi hirmule.
Mismoodi see hiir peaks sind, ma ei tea, ära tapma või midagi taolist tegema, ära sind sööma või? No see on absurd, nagu öeldakse. Ta lihtsalt ebameeldiv võib-olla, kui ta peaks sul vasta jalgu jooksma või kuskil iganes, aga nagu öeldakse, ta midagi sulle teha ei saa. Nii et selles mõttes see ei ole isegi realistlik, kui me räägime hiirest näiteks. Nüüd, see ei ole mitte sellepärast, et mõni naisterahvaid siin rohkem on, aga nüüd mis iganes võivad olla teised hirmud või asjad, mis inimestel on ja me peame nendele ka tegelema. Ja vahetevahel see mõte tuleb ja sa pead selle paika panema. Nüüd me näeme, mida ta räägib siin uuesti, kui me läheme selle kirjakoha juurde, et nagu just, et tema teod ja tema käitumised, Jumal teab neid, miks pärast, sest ta teab neid mõtteid. Et selles mõttes mõtetel on võimekus sind vormida. Ta ütles eelmine kirjakoht ka just, et muutuge teiseks oma meele uuendamise eel. See, missugune inimene sa oled täna, on selle tulemus, mis sa oled varasematel oma eluperioodidel mõelnud. Nüüd vahest me inimestena ütleme, et aga ma olen lihtsalt selline ja selline, mõni ütleb, ma olen kurvameelne, ma olen depressiivne, ma olen selline, mis iganes kartlik. Nüüd kõik neid asju on võimalik muuta. Sa võid täna võib-olla olla kohas, millega sa võib-olla päris rahul ei ole ja võib-olla näed, et on mingid nõrgad küljed sul, aga neid on kõiki võimalik muuta. Näiteks, kui ma räägin sellest depressiivsusest või melanhoolsusest, vahetevahel üks asi, mis inimesed selliste probleemidega kokku puutumas peavad muutma, ma olen näinud seda, nad peavad vahest muutma muusika, mida nad kuulavad. Ja väga sageli sellised inimesed, kes on depressiivsed, neil meeldib kuulata just sükest kurvameelset ja sükest natukene üle emotsionaalset ja sükest ahastuse tüüpi muusikat, ma nimetaksin seda, ja sükest, mis on oma olemuselt just süke totaalselt nagu üle parda mingi koha pealt. Ja sa pead seda valima. Ja tegelikult üldse mittekristliku muusikaga, nagu öeldakse, seda pead ka vaatama, et nagu mina vähemalt nii-öelda nautimiseks seda ei kuula, kui ma vahest satun mõningasse olukorda, kus mul ei ole muud teha, ma ei saa seda kinni keerata, siis pole midagi teha, siis ta pläriseb. No. Vahest tahaks mõnes poes kinni keerata, selle aga ei saa. aga mis iganes, et selles mõttes, aga kui ma ütleme, tahan Jumala ligiolu, Jumala rahu, Jumala rõõm oleks minu kodus, siis ma valin ka selle teatud tüüpi muusika. Ja vahetevahel isegi mõne kristliku muusikaga, meil seda nii ja naa, sa pead ise jälgima, vahest on tark isegi mõelda ja küsida enda jaoks, kas see on hea asi, mida kuulata, sest mõned asjad ei ole alati kõige paremad. Nad on kirjutatud väga hingelisel tasemel ja nad on rohkem selle jaoks, et sul pisar silmast välja tuleks, kui see, et Jumalat võib-olla ülistada või ütleme Jumalat austada. Sa küsid, mis vahe seal on? See on päris suur vahe tegelikult. Ja nüüd saame aru teatud kontekstis, kui ütleme tõesti siiralt Jumalat ülistad ja vahest inimene võib ka isegi ka nutta pühast vaimust õhutatuna või selles ei ole valet midagi. Aga saad aru, et see ei tohiks olema emotsioonist lähtuv, mitte sellest, nagu öeldakse, see peaks olema Jumala vaim, kes seda tööd teeb, kui seal midagi sellist juhtub vahest. Lähme korra 139 ja 17 siin samas natuke tagapool. Nüüd Taavet ütleb niimoodi väga huvitavalt. Ütleb, ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv, kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva, kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Nüüd üks huvitav asi, mis me näeme siin Taaveti puhul, ütleb, et kui kallid on mulle sinu mõtted. Me näeme seda, et Taavetile meeldisid Jumala mõtted ja ta pidas neid väärtuslikuks. Nüüd, kust ta sai need Jumala mõtted teada? Ka temal oli nagu oleks olemas vana lepingu, kui sõna, kui selline tekst. Nüüd, kui me mõtleme selle pealt tagasi, vana leping, siis arvatavasti tol hetkel, kui ta neid asju kirjutas, ma arvaks, et nagu oleks see esimesed 5 Moosese raamatut, ütleme just ka käsuõpetus väga suures protsendis selles. Ja kui me vaatame, loeme seda, siis vaatad küll igasugused õpetused seda, kuidas peab ohvreid tegema ja mis iganes on keelatud ja need on kallid sulle. Mõtleme, need ei ole ju väga põnevid asjad, mida lugeda. Vahest, kui sa loed need Vana Testamendi mõningad eriti käsuõpetust ja käsuseadust, siis see ei tundu nagu väga tohutu põnevid lugemine. Aga me näeme, et Taaveti jaoks olid need kallid. Sest ta oskas näha seda, mida Jumal on rääkimas, see on väärtuslik. Nüüd see on üks teine tarkus ka veel, isegi kui sa loed ka vana lepingut, ja mõningaid asju, ütleme, vana lepingu käsuseadusest, mis ei ole midagi sellist, mida meie tänasel päeval sellisel kujul peaksime järgima, et Jeesus on selle käsu täitnud meie eest. Aga sellegi poolest, selles on väga palju olulisi pilte meie jaoks, mis räägivad ka meile täna. Ja 10 käsku näiteks, me ei ole täna neid selles mõttes järgimas niimoodi nagu punktiliselt, aga need on sinu südamesse tegelikult kirjutatud.
Sa ei saa kristlasena kedagi tappa, sa ei saa varastada, sa ei saa erinevaid asju teha, on kõik seal kirjas ju tegelikult. Nii et see printsiibid ei ole midagi valet, selles mõttes me ei pea neid nagu maha kandma. Aga me peame jälgima seda, et nagu Jumala vaim on see, kes juhib meid nendes asjades. Aga nüüd lähme veel, vaatame Laulud 139:23. 139:23. Sa võid jälgida ka jälle seda eestikeelset tõlget. Ma loen sulle see on siis ingliskeelne King James tõlge, mis on nendel üsna levinud tõlge. Ja see ütleb niimoodi. Uuri mind, Jumal, ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas minus on vale tee ja juhata mind igavesele teele. Nüüd see on väga huvitavalt sõnastatud. Ta ütleb esiteks, et uuri mind, Jumal, ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Minust, kas eestikeelne ütleb vist muremõtted selle. Nüüd tegelikult ta räägib just nendest samadest teatud, see on muidugi natuke laiem, see ei ole ainult muremõtted, aga lihtsalt mõtted. Et Jumal, nagu öeldakse, ta ütleb seda, et nagu öeldakse, Jumal võiks katsuda läbi, mis mõtted minu peas on. Ja siis, kas sa märkad, millega ta seostab? Vaata, kas minus on vale tee. See on väga huvitavalt sõnastatud. Minus on vale tee. Sest, et kui sa vaatad, et kas ma olen valel, ütleb eesti keeles tõlgi valuteel või mingi iganes. Küsimus ei ole selles ainult, et sa oled valel teel, vaid see tee on kõigepealt sinu sees. Mismoodi sinu sees on mingi tee? See, mis sa mõtled. Sa mõtled selle teekonna läbi, mis sa hakkad tulevikus käima. Nüüd see ei pruugi olla selles mõttes alati, et see on mingisugune planeerimises küsimus ja me peame teatud, ütleme, kui sa oled tööga seoses asju tegemas, sa pead vahest planeerima ja mõtlema asju läbi, kuidas sa teed ja mis iganes. Aga ma räägin natukene teises kontekstis. Need asjad, mis Jumal tahab sinu elus teha ja sul on ka vaja need asjad kinni püüda. Üks on see, kus Jumala sõna sulle räägib ja teine asi on, kui Jumal sulle sinu südamesse teatud asju räägib. Ja me näeme, kuidas ka isegi Timotusele öeldakse ka just selle prohvetliku sõnaga, et ta nagu selle varal peaks võitlema. Näeme seda, et ka isegi see prohvetlik sõna pidi olema tema mõtetes. Et ka isegi, kui sul on tulnud mõned usaldusväärsed prohveteeringud sulle, siis on hea, kui sul on kirjas ja saad neid üle lugeda, neid mõtiskleda, sest see on see sama teekond, mida Jumal tahab, et sina käiksid. Ja sa pead seda nagu öeldakse mõtlema oma mõtetes läbi, et sa võiksid sellel teel käia, et see oleks üks õige tee. Et see ei oleks üks vale tee, nagu siin just selle tõlge tõlgib või siin ta eestikeelne vist tõlgis selle valuteeks lausa. Ma ei tea, miks ta see valuteeks tõlgib. No, eks ta vist ongi valutee või see vale. ja siis ta ütleb, ja juhata mind igavesele teele. Ja me näeme seda just, et see hakkab peale mõtetest. See, kus sa käid, mis sa teed. Ja ma ei mõtle nüüd ainult selles mõttes, ma ei tea, kas poes või kuskil mujal, aga just ma räägin nagu Jumala vaatenurgast. See, kuhu suunas sa oled liikumas, mis valikuid sa oled tegemas, see on hakanud peale mõtetest. Ja sellepärast on tegelikult väga oluline meil jälgida seda, kust meile teatud mõtteid välja pakutakse. Ja vahest sa oled mõne inimesega suhtlemas või rääkimas ja see inimene enesele aru andmata või vahest isegi väga pahatahtlikult, aga lihtsalt vahest ütleb midagi negatiivset. Kas koguduse kohta või mingite asjade kohta. Kui sa selle ära tabad, see ei ole õige asi. Hülga lihtsalt, viska see kõrvale. Sa ei pea alati hakkama seda inimest hindama või teda paika panema, see oli alati sinu ülesele. Aga just, et nagu öeldakse, ära lase nendel mõtetele enda peas keerelda, sest see võib kunagi sind suunata teatud suunades ja teatud valikuid tegema hiljem. Et see hakkab meie mõtetest peale. Mis mõtted jooksevad meie peas, on see, mis me homme teeme. Ja see, mis teed sa homme käid, on see, mis sa täna tegelikult mõtled. Et see on väga oluline, et me sellisel kombel targasti tegutseme ja sellepärast ka siin öeldakse ka, et uuri mind Jumal ja tunne ära mu süda. Vanas lepingus tegelikult sageli, kui sõna süda kasutatakse, siis seal ei ole see niivõrd ilusti nagu selgelt nagu välja joonistunud, nagu uues lepingus on. Kui räägitakse südamest, siis räägitakse sageli nii mõtetest kui ka sinu vaimsest inimesest kui südamest ja see eristumine ei ole nii selge jooneline alati. Aga see on niisugune väike detail, mis on hea teada tegelikult. Kiitus Jumalale. Amen.